jalgpalli Premium-liiga 33. voorus on vastamisi Rakvere jalgpalliklubi Tarvas ja Pärnu linnameeskond. Kohtumise üle on kõlanud, teeme tutvust tänaste meeskondade algrivistustega. Aleksander Sepp, punktid on visalt tulema, aga ometi kolmas punkt tuli kolmandas viigimängus sellel hooajal, nüüd siis Pärnu linnameeskonna vastu, kelle vastu me seni pole saanud ja viimane kohtumine hooajal nendega siis tõi selle tulemuse, olime võimelised enamaks ilmselt. Jah, ma arvan ka, et taaskord jäi see asi nagu kripeldama pigem, aga samas, kui seda mängu lõppu vaadata, kuidas me siin töntsisime lõpus, siis tuleb olla nagu selles suhtes rahul selle 1 punktiga, aga kindlasti me ise nagu uskusime, et pigem 3 punkti oli see, mille järgi me siia tulime. No võimalusi oli rohkem kui küll, sul endal üks väga hea karistuslöök raksatas latti samuti. Jah, et need on vaja seal ikkagi ära lüüa ja mis veel seal teisel poolel ka, et noh, niimoodi kingitakse, siis on kahju, kui neid ise ei võta, eks ole. No mõned mängud on hooaja lõpuni jäänud, täpsemalt 3 mängu, neist 2 kodus. Nüüd siis järgmisena võõrsil Nõmme Kaljuga, mõned päevad hiljem Nõmme Kalju meil kodus Kunstmurul ja hooaja lõpetame Sillamäe Kalevi vastu. Olete optimistlikud, kuidas meeskonna vaim on, kas õnnestub äkki see oodatud võit ka nendest viimasest 3 kohtumist äkki ära napsata? Kindlasti me oleme optimistlikud ja need mängud, mis ette lugesid, siis kindlasti me lähme sinna selle mõttega, et see võit ära võtta, mille me siia põhimõtteliselt võlgu oleme, aga raske saavad need kõik olema ja ma usun, et nagu meeskonnas see sisu ja see tahtmine on olemas, lihtsalt see tuleb ka oma kehas üles leida ja väljakul väravasse panna ja need punktid võtta või midagi. No viimased voorud on näidanud, ega liidritel või eeldatud favoriitidel ei ole see elu sugugi nii lihtne, kui võib-olla paberi peal paistab, et Nõmme Kalju täna kaotas Paidele. Levadia oli siin lõpuminutitel 2-3 taga Sillamäe Kalevi vastu, kõik on võimalik. No just, et ma arvan see, et neil on ikkagi kõik veel mängus ja nemad ei taha kindlasti meie vastu kuidagi komistada ja see nagu paneb neile pigem selle nagu surve peale, sest meil ei ole midagi kaotada, me lähme ainult võitma seda ja muud nagu ei olegi öelda.